Oli 10 aastat tagasi oli iga korraliku automargi tootevalikus olemas ka üks raamile ehitatud elajas. Nüüd on neid ajaga õige väheks ja need, kes on alles jäänud, on lihtsalt ajaga täis puutud. Kuid kui Lincoln midagi sellist teeks, poleks ta enam üks õige ameeriklane. Selle vastu ongi toodud turule uus navigaator. See on 5,3 meetrit pikk ja sellesse autosse mahub 3 istmerida. Ja kui need kõik istmeread on üleval, mahub veel pagasiruumi 300 liitrit ja kui on nad all, siis koguni 904 liitrit. Varustustasemes on tal olemas värvikamatest asjadest mägipidur, distantsi jälgib püsikiirushoid ja pimenurga andurid, pakiruumi avamine elektriliselt, 4 istmesoojendust, automaatsed kaugtuled, 360 kraadi kaamera ja head-up display. Mootoriks pole sellel elukal mitte V8, vaid V6 2 turboga varustatud bensiinimootor, millel on 336 kilovatti ja 456 hobujõudu ja 0-100 jõuab see kõigest 6 sekundiga, kuid kahjuks on tema maksimumkiirus ainult 185 kilomeetrit tunnis. Kütustatab ta 100-le peaaegu 15 liitrit, nii et nii mõnigi väärtkopikas kulub teil kütusele. Ja ta on ehitatud Ford F-150-ga samale platvormile. Ja sõidurežiimide valik on teil olemas siis sellised valikuvõimalused nagu Excite, Responsive, mitte aga Sport ja Normal nagu tavaliselt. Ja juhitavus on teil väga hea ja ka külgtalled on täiesti talutavad. Ja nelikvõimasüsteemi saab sisse lülitada nende sõiduprogrammide valiku lülituste siis. Ja linnas on taga väga tülikas sõita, see ongi üks kõige suuremaid navigaatori ja miinuseid see linnas sõitmine. Ja 3,7 tonnist taagist jõuab ta siis enda järel tirida ja hinnad algavad tal 110 000 eurost ja lõppavad seal 150 000 euro juures hea varustuse korral. Selline on uus Lincoln navigaator. Mul on hea meel tõdeda, et maailmas on olemas tõeliseid kütuseegaardeid, tööliseid raamile ehitatud elajaid nagu selle navigaator. Kohtume järgmisel nädalal.